et ma vaatan korra selle performance option'id ka selle läpakil üle ja siis. Et sul on mingi rendiläpakas ka umbes, et kõik on uus või? Mis mõttes balanced performance? Nii, veits parem. See on see, kõik tahavad hästi green ja eco olla, et siis see default valik on selline balanced või mingi savings. Nii, aga teeme siis ära. Tere jälle Algorütmi kuulame, eetris on meie 308 episood, mille toovad teieni Nortal ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja koos minuga stuudios Erik Jõgi. Täna meil jälle sinna natuke AI teema, aga hoopis teisest killast. Nii et räägime hoopis kiipidest, kosmilisest kiirgusest, transistorite devalveerumisest ja sellest, et mis vigure see serva AI on ja miks kõiki see huvitavama peaks. Küll oleme sellest teemast kutsunud rääkima TalTechi töökindla arvutusriistvarakeskuse juhi Maksim Janihini. Tere Maksim! Tere! Nagu meil kombeks on, siis palume tavaliselt ka enda külalistel ennast paari lausega tutvustada, et millega sa TalTechis tegeled? Omadasin kõik oma kraadid TalTechist ka. Kui kraadid said otsa, siis mõtlesin, et töö on suurepärane koht, et siin töötada. Ja siis jäängi siia, olen kaasprofessor Tinuris ja juhen tõesti uurimisrühma TARK, töökindla arvutusriistvara keskus. Ja siin keskuses, mida me teeme, et uurime, kuidas teha riistvarasüsteeme ja kiipe, teha rohkem usaldusväärseteks ja energiatõhusateks. Ja eriti me huvide fookuses on servaseadmed, servaarvutuste seadmed, SART-süsteemid, serva AI kiibid, nanoelektroonika töökindlus, testimine ja siis vea tuvastamise meetodid ja siis kindlasti riistvaralise tehisintellekti kiirendite arhitektuurid. Et vaatame, kuidas kõik need suuremad ja väiksemad nutikad seadmed, mis kasutavad tehisintellekti otsustuste tegemiseks, saavad tõhusalt ja töökindlalt töötada ka keerulistes tingimustes. Ja kindlasti fookuses on funktsionaalse ohutusega seotud süsteemid, nagu droonid, isesõitvad autod, robotid, et seda sorti süsteemid. Ja mida erilist me teeme, me katseme välja töötada meetodeid, mis mitte ainult detektisid viigu, parandaksid viigu kohe peale nende tekkimist, aga samas saaksid ennetada neid viigu ja siis teha midagi, et neid tõrke ei tekiks, et see on niisugune self-care awareness sorti lähenemised. Päris põnev maailm, et kas see on enamus sellest tööst ongi täitsa selle riistvaraga tegelemine või kui palju seal on mingit tarkvara kirjutamist, tarkvara siis seadistamist, kuidas see suhe seal on või nende osakaalud? Et mis on oluline, et meie fookuses on defektid ja vead, mis tekivad riistvaras. Et tarkvarabugid ei ole eriti teemaks, et loodame, et seda teevad teised inimesed, aga samas tarkvara maailmas tihti peetakse, et need kiibid, see on niisugune root of trust, et nad küll töötavad ja siis keskendume selle, et meie tarkvaras buge ei oleks. Aga tegelikult kiipides vead tekivad ka ja
tegelikult mida me saame teha, me saame küll neid tihti maskeerida, patchida ka tarkvaras, aga tihti see on üsna ebaefektiivne. Nii energia poolelt kui ka ajaliselt, et jah, kui defekt tekkis kuskil ja siis ta veana propageerib ja siis kui sa leiad seda oma äpis avastad, et midagi läks valesti, see tähendab seda, et peale defekti tekkimist läks juba üsna palju aega ja siis ta levib ka kuskile mujale. Aga räägi sellest, et mis need põhjused on, miks see defekt üldse tekkida võib, et kuidas, kiibid on ju, nagu sa ütlesid, see on see root of trust on, et seal ei juhtu midagi, et seal liikuvaid osi ei ole, kõik on hästi. Ma panen professori mütsi nüüd ja seletan seda, rõhutan seda, et tegelikult seal on kaks mõistet, üks on kvaliteet ja teine on töökindlus. Ja siis kvaliteedi all me mõistame seda, et kiib töötab korrektselt just selle ajal, kui ta on valmis tehtud. Ja mis saaks seda kvaliteedi kompromiteerida, ühest küljest on bugid selle või disainivead kiibi muudelis, et see, kes mõtles välja, kuidas see kiip peaks töötama, isegi muudelis ta kuidagi spetsifitseeris seda valesti, disainis seda valesti ja see bug propageerib ja kiip mõnedes olukordades ei tee seda, mida ta peaks tegema. Ja siis teine allikas, viigu allikas, mis saaks oluline selle kvaliteedi hindamisel on defektid, mis tekivad kiibi tootmisel. Et see on üsna keeruline protsess ja mingid tolmuosakesed saavad sisse saada või mis iganes seal saab juhtuda ja siis nad põhjustavad defekti, aga see defekt on selles kiibis juba sel hetkel, kui ta valmis sai tema elutsükli päris alguses. Ja siis teine mõiste on töökindlus ja töökindluse raamis me analüüsime, uurime, hindame, mõõdame kõike, mis toimub kiibiga selle elu jooksul. Et tänapäeval mul on uus telefon, ta töötab suurepäraselt, aga aja jooksul nende kiibidega juhtuvad erinevad protsessid ja nende tõttu seal tekivad defektid. Üks teema, mis on väga põnev, on transistorite vanenemine, et aja jooksul transistorite parameetrid muutuvad ja siis saabki juhtuda, et selle vanenemise tõttu meil tekkis defekt, mida alguses seal ei olnud, et kvaliteet ei ole hea, aga töökindlus ei ole piisavalt hea, et seal see probleem aja jooksul tekib. Aga teine allikas saab olla sõltumata sellest, kui kaua see kiip töötas vahepeal, see saab juhtuda ka esimesel päeval või aasta pärast, millal iganes, sinna saavad tekkida pehmed vead. Et need igasugused bitflipid näiteks kosmosekirguse nende osakeste pärast või mingi muu radiatsiooni allikate pärast, nad lihtsalt tekivad sinna, tekivad bitflipid ja siis see on viga riistvaras, mis propageerib edasi ja siis sinu tarkvara teeb midagi valesti. Kui tähtis see üks bit ikka olla saab? See tundub nagu, ma ei tea, et üks transistor annab alla, et kui palju see kiip nagu vananema peab nagu nende transistorite devalveerumise tõttu, et enne kui see nagu päris mõju hakkab avaldama. Mulle tundub, et sinna on ka teatud hulk selliseid kaitsemehhanisme nagu sisse ehitatud, et kui seal midagi nagu nihu läheb, et siis ta toimib ikka nagu edasi, võib-olla jõudlus kannatab ainult. Või päris nii ei ole? See on natuke keerulisem, jah, see sõltub. Et esiteks, kui palju sõltub ühest bitist? Kindlasti sõltub sellest, mis bitist me räägime. Et kui see on, ma ei tea, lihtsalt mingi
mänguasi või telefon ja ühe bitti pärast, näiteks siin meie salvestuse ajal mingi bitt flipib, noh, võib-olla keegi ei kuulegi seda. Aga kui näiteks ongi see bitt sinu autos, mis vastab mingi väga kriitilise funktsionaalse eest ja sinu sõidukiirus on 100-120 kilomeetrit tunnis, siis no midagi halba saab küll juhtuda. See turvapaadi võib plahvatada automaatult, sest noh, seda kontrollibki ainult üks bitt võib olla. Sest see on hästi efektiivne ja programmeerija mõtles kindlasti, see on hästi efektiivne, paneme sinna ühe biti sisse selle puulen lippu, et kas peab plahvatama või mitte. Neid näidet saab olla palju, et tõesti ühe bitti flippimisest saaks ja jälle, vaata see sõltub sellest, et mis bitt see on, kas see on kus kohas selles registris ta asub ja nii edasi, et see on kõik väga oluline. Ja kui me räägime vanenemisest, et probleem on just selles, et kui kiibid vanenevad, nad ei vanene ühtlaselt, sest see vanenemise protsess sõltub väga palju sellest, kui palju iga transistor osales arvutustes, kui palju ta oli koormatud ja mis olukordades ja kus kohas ta asub. Et kui me räägime kiipidest, siis nende töösagedust defineerib kõige aeglasem signaali propageerimise tee, pass. Ja siis kui näiteks see transistor, mis vanenes väga palju, ongi selle kriitilise passi peal, kriitilise tee peal, siis ta saab mõjutada olukorda, et kui näiteks selle loogilise tee peal, kus signaal propageerib, meil on üks register, üks flip-flop ja ta on valmis oma väärtust kuidagi säilitada, see clock front tuleb, aga tegelikult see signaal, mis on selle sisendil ei ole veel õige signaal, et see ei ole veel piisavalt uuendatud, sest ta ei läbinud kõiki transistorid, mis ta pidi läbima. Ja siis see flip-flop salvestabki vale väärtuse ja 0 asemel sul on kuskil 1, 1 asemel on sul kuskil 0. Ja siis neid valed 1 ja 0, nad hakkavad propageeruma ja tekitavad probleeme. Et selles mõttes, kui kõik transistorid vaneneksid sama kiiresti, siis võib-olla lihtsalt see töötaks lihtsalt aeglasemalt ja kõik signaalid jooksid sinna natuke aeglasemalt ja see ei oleks nii suur probleem. Et väga põnevaks ülesandeks ongi kuidagi kõike seda arvutada, et mis transistorid on kriitilised, mis osad sinu kiibis on kriitilised, mida on vaja kaitsta, mida on vaja võib-olla teha mõnikord natuke teisiti. Kas need kiibid on väga erinevad, et kas mingid kiibid on siis kuidagi töökindlamad, vähem töökindlamad või kas selle kiibi disainiga siis saab planeerida ka seda, et selle eluiga peaks olema pikem ja selle võrra võib-olla neid transistoreid teistmoodi paigutada või järjestada seal nagu selles mõttes, et seda kriitilise ahelat, ma ei tea, ei kuluks nii-öelda jutumärkides nii kiiresti või midagi sellist või? Nüüd sa mõtled nagu teadlane, sa proovid selle probleemi lahendada ja tegelikult see, mida sa mainisid, nad ongi erinevad viisid, kuidas me saaksime töökindlust tõsta, kuidas me saaksime midagi kuskil paremini teha ja kõige levinuim viis, kuidas kaitsta nende defektide vastu on niinimetatud kolme mooduline liiasus, triple modular redundancy. See tähendab seda, et sina triplitseerid, kolmekordistad mingit funktsionaalsust, kas see on üks transistor, üks mingi register, üks loogiline värav või moodul, alu või
terve protsessor või isegi terve kiip, sa teed sellest veel 2 koopiat ja siis hääletaja ja siis kui väljundid erinevad, siis valime seda enamuse järgi, mis on õige vastus. Ja see on suurepärane näide, kuidas me saame teha mingit süsteemi väga-väga töökindlaks, aga siin on väga loomulik ja selge probleem ja puudus, sest see läheb maksma. Maksab selle pindala suhtes ja siis maksab ka energia tarbe suhtes, et tihti see kolmekordistamine isegi ei tähenda seda, et sul on 3-kordne energiakulu, sul on tihti 5-kordne energiakulu. Sest sa pead neid tulemusi ka veel võrdlema ja sealt otsuse tegema, on ju. Aga kas seal ei ole, et sa teed kõigest 3 koopiat, aga siis sul on see, kes neid otsuseid teeb, see otsustaja või hääletustulemuste nagu võrdleja. Tema käib ikkagi, on kõigis ahelates see kriitiline ja siis tema kulub ära. Et nagu tema saab kogu aeg koormust ju. Just, ja me peame siis selle kaitsma. Ja tegelikult jah, neid meetodid, nad saavad olla üsna kallid ja mõnedes süsteemides me ei saagi neid lubada. Kuskil me rakendame neid, ma ei tea, kui see on lennuk, kui see on mingi väga ohutuse kriitiline süsteem, siis hea küll, seal me saame seda paigaldada ja siis maksame seda hinda, siis meil on palju suurem akku, aga näiteks kui minu telefon oleks 5 korda raskem suurema aku pärast ja samuti, ma ei tea, 3-5 korda kallim, kui ta on, siis seda mina ajustaks ja mina tahan mingit natuke optimaalsemat lahendust töökindluse jaoks. See on insenerid, tehke korda see asi, ma ei taha rohkem maksta, et ma tahan odavat ja head asja saada. Ja me olemegi inseneridele abiks, et mõtleme, avaldame meetodeid ja siis insenerid saavad neid rakendada vastavalt vajadusele. Aga kas lisaks siis sellele 3-kordistamisele on mingeid muid lähenemisi ka, mis annavad võib-olla odavama hinnaga, aga enam-vähem sama suure töökindluse või nagu lahenduse, et mida, ma ei tea, teie või keegi teine on välja mõelnud? Sa võid teha, mul on teine variant, sa võid teha hästi kiire nagu selle kiibi ja siis lased kõiki tegevusi 2 korda läbi sealt. Just, see on temporal redundancy, jah. 3 korda pead laskma selle pärast, et siis sa tead, mis on õige vastus ka, kui loodetavasti tead. Ja, kus juures mõnikord mingi süsteemis me ei ole huvitatud seda parandada, me oleme lihtsalt huvitatud seda detekteerida ja näiteks riistvaras me saamegi seda lihtsalt detekteerida, siis seal me saame seda lihtsalt dubleerida ja siis näiteks edasi opsüsteemis otsustada, et jah, oli viga, äkki me saaksime seda käsku teist korda käivitada ja vaadata, mis oleks tulemus siis ja või ma ei tea, käivitada mis iganes protseduuri, kas teha restarti. Näiteks, jah, aga neid meetodeid on väga palju ja tõesti nad väga sõltuvad sellest, mis on meie eesmärk, kui kriitiline see süsteem, kui kriitiline see konkreetne moodul, sest näiteks see, mis on meil päris fookuses, on kõik need serva AI kiipide arhitektuurid ja nende eripära võrreldes tavaliste protsessoritega näiteks on selles, et nad on väga arvutusmahukad. Et see rakendus on väga arvutusmahukas ja sellepärast need kiibid nad peavad arvutama kordades rohkem, kui saab tavaline protsessor arvutada. Ja samas seal on väga palju liiasus, et iga biti olulisus on kuidagi väiksem. Ja siis saaks mängida mõnikord isegi mitte riistvaras erinevate meetoditega, kuidas midagi kuskilt liiasust tekitada, kuskil mingit kontrolli sisse ehitada, aga me saaksime teha seda isegi mudeli tasemel. Et kui meil on närvivõrk, siis selles närvivõrgus me saaksime analüüsida, et näiteks see neuron, see kiht on kõige kriitilisem siit, kui
selle arvutuse käigus tekib mingi probleem, siis see kindlasti propageerub ja siis see kindlasti mõjutab seda klassifitseerimist või seda GenAI tulemust, siis äkki mina muudan seda mudelit juba niimoodi, et vead, mis tekivad riistvaras, ei oleksid nii ohtlikud. Ja tihti see on... Et sa treenid nagu sisse selle kiibi devalveerumise sinna mudelisse niimoodi, et sa hakkaks seda ignoreerima. Okei, see, millest sa räägid, on natuke teine, et sa muudad seda arhitektuuri, et see oleks nagu töökindlam sellises olukorras. Aga kas selline nagu treenimine oleks ka nagu võimalik, et see teatud tüüpi vigu juba nagu treeningu järgselt õpiks siis eirama? Kindlasti, et seda saab teha nii treenimise ajal kui ka peale seda, et manipuleerid igat pidi seda mudelit. Aga see fault-aware treening, see on üks kõige kuidagi kindlamatest lähenemistest. Saab siiski pead üsna palju maksma selle meetodi ees, sest see treenimise protsess läheb jälle kuidagi kallimaks, sest sul on rohkem iteratsiooni, sa pead rohkem erinevaid asju proovima selle käigus. Aga kuidas sellist treenimist üldse teha, et ostad siis terve hunniku vigaseid kiipe ja hakkad siis treenima seal peal või seda simuleeritakse kuidagi, et näiteks need vead on teada teoorias ju, et mis tüüpi vigu see väsinud kiip seal või see väsinud transistor seal nagu tekitab? Ei, kindlasti me neid füüsilise kiipe ei osta sisse ja ei produtseeri selleks, et lihtsalt midagi mõõta. Et see kõik toimub simuleerimise abil ja siis seal on igasugused fault injectimise lähenemised, et sa saad otsustada, et kus sa mängid, et seal oleks nagu viga, et see nulle asemel oleks 1, ühe asemel oleks 0. Või sa mängid seda kuidagi teisel tasemel, et ütled, siin on mul üldse teine väärtus, mis siis toimub. Ja siis tihti sa näed närvivõrkude juhul, et see maskeerub kuskil tee peal. Korrutad seda kuskil 0-ga ja siis kui seal oli mingi vale väärtus, siis ta edasi ei lähegi. Et jah, kindlasti see kõik toimub simuleerimisele. Aga nüüd, kui sa võtad ka nagu see veakindluse pool, et ma kujutan ette, et neid vigu võib tekkida väga paljudes erinevates kohtades, et kuidas sa testid seda, et sinu selline veakindlus tagav meetod on nüüd efektiivne, et kas selleks on ainuke sobiv viis on siis teoreetiline mata, mingi selline matemaatiline mudel on või siin on ka mingisugused nagu simulatsioonid, et lased sellist mitu miljonit iteratsiooni erinevate vigadega läbi ja siis tõded, et see meetod töötab paremini kui teine meetod. Jälle, kuna kõik kiibid on erinevad ja rakendused on väga erinevad, et esimene samm oleks hinnata, mis vead ja mis sagedusega, kui tihti nad saavad tekkida selles kiibis. Et näiteks kui tegemist on kiibiga, mida me rakendame lihtsalt isesõitvas autos, mis sõidab kuskil siin Eestis või see on mingi muu robot, mis ka lihtsalt sõidab siin Eestis, siis on oodata, et väga tihti mingi osake tuleb kosmosest ja teeb seal bitflippi. Seda väga oodata ei ole. See siiski juhtub aeg-ajalt ja selle vastu me peame kaitsma. Aga samas Eesti on nagu keskkonna mõttes parem koht selle jaoks siis? Kindlasti. Hästi, ma seletan seda. Kuidas see mõjutab, kus meil on rohkem radiatsiooniga põhjustatud viigu ja kus neid on vähem. See sõltub sellest, et kui hästi see meie maa magneetväli varjastab neid viigu. Aga teine vari, mis varjastab neid, on meie atmosfäär. Ja mida kõrgem sa oled
seda vähem seda kihti, mis kaitseb meid, sest kui need radiatsiooni osakesed lendavad kosmosest, siis nad põrgivad kokku molekulitega, õhumolekulitega ja siis midagi nendega toimub. Nad kaovad natuke energiat või nad muuduvad suunda või siis nad lihtsalt kuidagi modifitseeruvad teisteks osakesteks, mis ei ole nii ohtlikud elektroonikale. Ja mida paksem see kiht on, seda parem mõnes mõttes. Et kui sa oled kuskil Peruus, kui sa oled, ma ei tea, Quitos, Ecuadoris väga kõrgel, siis seal tõenäosus saada seda niisugune viga on palju suurem kui siin Eestis, kus me oleme umbes selle meripinna tasemel. Kui suur see vahe on, et näiteks seal täpselt Peruus, et mis see nagu kordades või mis ühikus kas sa oskad seda umbes öeldagi, et kui tõenäosus, et sa saad selle pihta, et see nagu bitlip toimub? See on umbes, no võrreldes, ma ei tea, Quitoga või mingi mäega, mis on paar kilomeetrit, 3 kilomeetrit kõrge, siis see oleks 3-5 korda tõenäosem. Et sa saad seda, kui sa oled lennukis lendad, siis võib-olla see on juba mingi 10 korda, 20 korda suur tõenäosus, et neid vead saavad mõjutada. Ja jälle, kui näiteks sul on satelliidid, siis need satelliidid, mis on see low Earth orbitil liiguvad, siis seal seda atmosfääri eriti ei ole, aga magneetväli on siiski olemas ja siiski magneetväli kaitseb neid paremini, siis kui sa lähed veel kõrgemale, siis seal magneetväli ei kaitse enam nii hästi, siis seal tõenäosus on 1000 korda rohkem kui siin maapinna tasemel. Me oleme siin päris mitmes episoodis rääkinud sellistest nagu tarneahelate probleemidest ja siin alles hiljuti oli meil külas Siim Maivel, kes rääkis siis lendurai tegemisest, kus siis nad ehitavad autonoomseid droone, mis AI toel, ainult siis kaamerapildi abil suudavad navigeerida ruumis või siis oma missiooni täita. Ja tema nagu tõi välja, et üks suurimaid nagu väljakutseid on see just tarneahel ja selline nagu seadmete ja komponentide saadavus, et kust sa selle mikroarvuti nagu ostad selliselt, et neid oleks 1000 tükki homme saada või eile saada, et vahet ei ole, kui hea see on, kui seda saada ei ole, siis on nagu asi kehvasti. Et ma siin sinu jutu pealt mõtlen ka selle peale, et see peab, et ka siin sellise kosmilise kiirgusega peab nagu natuke arvestama, et kui me siin Eestis midagi kihvti kokku ehitame ja siis tahame seda Peruusse nagu tarnida ja siis avastame, et oot, siin nagu see, et siin kõik töötab, minu masinas kõik töötab, aga seal Peruus on kõik katki nagu, et see võib olla päris halb nagu probleem, mida te bugida puhtalt sellepärast, et võib-olla sai selline nigel komponent valitud nagu sellesse seadmesse. Et esiteks see episood, mis oli teil hiljuti Lendureiaega, see oli nii põnev, et suur tänu teile, et te salvestate selle. Et jah, väga suure huviga õnnestus seda kuulata. Et siin on 2 momenti. Et esiteks, kui me räägime AI kiipidest, siis neid saab jagada kuidagi 2 grupiks, et mõned kiibid on niisugused üldkiibid, nagu need tavalised GPU-d, ja nad saavad olla üsna võimsad, nad on üldised, nad on kallid ja paljudele rakendustele nad on väga sobilikud. Aga samas see, mis huvitab meid kõige rohkem ja arvatavasti huvitab ka Lendureiaid rohkem, on niisugused kohandatud servo AI kiibid. Et neid tavaliselt ei kasuta treenimise jaoks, ainult inferentsi jaoks ja nad on palju rohkem optimeeritud energiat tarbimise suhtes ja tihti nad on palju rohkem kohandatud just sellele konkreetsele rakendusele. Et esiteks, kui me räägime
niisugustes rakendust nagu see servaarvutus, serva AI, need samad droonid, mis lendavad ja mis ei saa iga otsuse tegemise jaoks saata andmeid kuskile pilvesse ja siis oodata ja seal üldse ühendust ei ole ja siis seal on palju igasuguseid probleeme. Et nad tegelikult oleksid huvitatud ja teevadki seda, et kõike koha peal. Ja need kiibid on tihti väga customized, väga kohandatud just sellele rakendusele. Et neid kindlasti, kui me disainime, siis me saame seal juba arvestada konkreetsete töökindluse nõudmistega ja siis teha seda optimaalselt, et sul ei ole liiasust. Et näiteks kui sul on taoline CPU ja sa palud seda teha mingit inferentsi, siis tegelikult seal on väga palju erinevaid osasid, mis sul ei ole vajalikud. Nad lihtsalt tarbivad energiat, nad raiskavad aega selleks, et igasugused neid instruktsioone dekodeerida ja siis midagi seal sees arhitektuuris teha, aga kõike seda sa ei vaja, sa tahad lihtsalt mingit matriksit omavahel korrutada. Ja sellest küljest see on oluline, et disainida kohalikud kiipe. Aga teine moment on küll olemas, et kui ma mäletan õieti, selle aasta alguses veel eelmise USA presidendi administratsioon rakendas piiranguid nende AI kiipidele, kui palju neid kiipe saaks osta iga riik ja siis meie riik oli kuidagi teises kihis ja siis siin see oli üsna ebameeldiv moment. Ja selleks, et seda sõltuvust vähendada ja kindlasti kriitilistes rakendustes, kriitilistes piirkondades meil ei oleks neid probleeme, et me peame mõtlema sellest, kuidas me ise saaksime neid kiipe disainida. Aga kui sa nüüd mõtled nagu selle serva AI nagu tuleviku peale, et kui Nvidia tuli ka siin enda selle Jetsoniga välja, et need võimsad masinad, GPU-d, klassikalised GPU-d lähevad nagu järjest väiksemaks, järjest vähem hakkavad energiat võtma, aga teiselt poolt areneb ka siis see nii-öelda spetsialiseeritud AI kiipide maailm edasi, et ongi see FPGA on see vist, eks ole, kus on see programmeeritavad kiibid on ja siis täitsa nagu spetsiaalsed kiibid. Et kuhu sina näed, et see serva AI läheb, et kas see nagu liigub rohkem sinna GPU-de poole, et järjest rohkem võetakse neid kasutusele või pigem nagu hakatakse just rohkem neid spetsialiseeritud kiipe tegema, sest nende jõudlus on parem, nende energiatarve on parem, eks ole. Et pigem nagu leitakse üles need AI kasutuslood, mis on mis juba töötavad ja siis nende jaoks hakatakse pigem nagu spetsialiseeruma kiipide mõttes ka. Et mõned prognoosid ennustasid, et tegelikult kui võrrelda seda serva AI't ja pilve AI't, siis trend on serva AI poole, et mõne aasta pärast juba pool kõikidest andmetest, mis on korjatud, töödeldakse just nende andmete allikate juures, ehk siis serva AI tuleb tõesti eesele. Ja serva AI'l on see eripära võrreldes pilvedega, on väga piiratud ressursid. Et tavaliselt sa töötad akuga, sa ei taha, et see seade oleks väga raske, sa ei taha, et ta toodaks väga palju soojust. Et sest sa pead midagi tegema selle soojustusega. Et selles mõttes mõned niisugused keerulised rasked kiibid nagu GPU-d tihti ei sobi servaarvutuste rakendustele. Ja mina usun, et tõesti edaspidi me liigume rohkem sinna poole, et meil on niisugused kohandatud
spetsialiseeritud kiibid, FPGA-d on väga head, see on Field Programmable Gate Array, mis laseb tegelikult seda ristvara struktuuri kiibis programmeerida, konfigureerida ja siis selle peal saaks olla implementeeritud mingi protsessor ja siis protsessoris juba on opsüsteem ja siis teised programmid ja mis iganes. Et tihti need rakendused on üsna head juhul, kui sul on ainult paar seadet, mis sa tahad teha, aga kui sul on siiski maas tootmine, siis nad on võib-olla liiga kallid juba ja siiski energia tarbimisega seal ei ole kõik nii lihtne. Et spetsialiseeritud kiibid, niinimetatud ASIC-ud, et Application Specific Integrated Circuit, mina usun, et see ongi meie tulevik. Aga kui me nüüd vaatame nagu just nagu sellise engineering'u poolt nagu, et mis täna nagu kompetents ka Eesti riigis on tekkimas. Hästi palju vaadatakse sinna pilve poole, selle laia tarbe AI poole, eks ole. Ja mina tean näiteks, et FPGA arendajat on nagu, või ma ei tea, kuidas see nimetaks, disainerit on väga raske nagu leida. Et nad on väga kõrges hinnas, see valdkond on selgelt ka keeruline, aga samas kui sa nüüd ütled, et kuidagi siis see industry nagu kaldub sinnapoole ka veel, mis tähendab, et see hind läheb veel kõrgemaks, eks ole, ja neid arendajaid saab olema veel raskem leida erinevate kasutusjuhtude nagu realiseerimise jaoks. Sest ma olen aru saanud, et see Field Programmable Gate Array on sageli selline nagu lüüs selle nii-öelda application specific'u jaoks, et sa nagu testid mingid asjad selle FPGA peal ära ja siis hakkad alles nagu disainima seda päris nagu application specific'ut, sest kui sa kohe sealt alustad, et siis see on kallim tegelikult, sest see asja nagu arendusprotsess võtab nagu väga, väga palju aega. Nüüd ma panin mitu teemat kokku, aga hakkame sellest pihta, et kuidas meil Eestis olukord on, et kas meil neid insenere on ikka piisavalt, kas neid tuleb piisavalt peale? Olukord on keeruline, aga mitte ainult Eestis, aga terves Euroopas ka. Ja selle tõttu paar aastat tagasi Euroopa Komisjon käivitas programmi, see on kiibi määrus European Chips Act ja mille raames sai eraldatud, kui mina ei eksi, mingi 43 miljardit raha Euroopa ettevõtetele ja akadeemiale selleks, et seda teemat kuidagi korda teha, sest on ilmselge, et see, kus Euroopa hetkel on, see ei ole eriti hea koht selles valdkonnas. Ja kaasa arvatud selle initsiatiivi raames just hiljuti sel kevadel sai moodustatud Eestis kiibi kompetentsi keskus nimega Kiib ja siis see on üks nendest initsiatiividest, mis aitab meile võimekust tõsta. Selles keskuses on eksperdid, kes saavad nõustada Eesti ettevõtteid, neid, kes alles mõtlevad oma kiipide tegemisest, kaaluvad seda võimalust või need, kes juba hakkavad oma kiipe tegema ja niisuguseid ettevõtteid viimase aasta jooksul lisandus üsna palju, et aasta tagasi olukord oli suht kurb, aga aasta jooksul üsna palju muutus positiivses suunas, et see valdkond kasvab väga kiiresti. Disaineritega on tõsine probleem, sest mis juhtus, et samaaegselt kõik riigid rakendasid endal niisuguseid sarnaseid programme, et panustasid väga palju raha ja siis need talentid, kes on valmis töötada selles valdkonnas, neil on palju võimalusi, nad on kutsutud ka Indiasse, Hiina ja USAsse ja kõik pakuvad
väga head tingimused, et selles valdkonnas töötada. Et noh, me ülikoolina kindlasti töötame ka selle nimel, et Eestis oleksid targad inimesed, kes oskavad kiipe disainida. Et need, kes juba hakkasid FPGA-dega, nende fieldprogrammable gate array'dega, need programmeeritavate kiipidega midagi tegema, see on väga hea algus, sest suures osas need mudelid, mis kirjeldavad nende kiipide funktsionaalsust, nad on üsna sarnased, nad on kirjeldatud riistvara kirjelduskeeltes nagu VHDL, Verilog, System Verilog, niisugused keeled. Neil on täiesti teised põhimõtted, et sina ei kirjelda funktsionaalsust, sa kirjeldad struktuuri, mitu asja toimub paralleelselt, sa pead muutma oma mõtteviisi. Ja kui sa oled seda kord teinud, siis edasi on lihtne, et kui sa oled FPGA-d kunagi programmeerinud, siis pead lihtsalt õppima paar sammu edasi, mida see tähendab, et tegelikult sina ei kompileeri lihtsalt bitstreami, mida sa laed FPGA sisse, aga mida sa pead tegema selleks, et sinu sellest kirjeldusest üsna kõrgel tasemel, see on kas käitumismudel või see on register transfer leveli mudel, et mida teha edasi, et see kirjeldaks korrektselt seda kiipi layouti ja seda layouti sa edastad juba vabrikule ja vabrik teeb sinu jaoks kiipi. Et jah, siin on teemasid õppida ja me aitame sellega ka. Kas sa oskad öelda, et meie kuulajad enamus on sellised tavalised tarkvarainsenerid, mida iganes see tähendab erinevatel inimeste erinevalt, aga et kui keegi selline tahaks liikuda rohkem sinna riistvara poole, ütleme, ma saan aru, esimest sammu on see FPGA ja siis sealt edasi, et kui suur hüpe või kui suur mõtteviisi muudatus, nagu sa natuke viitasid juba, et see on või et kui erinevad need kaks valdkonda või distsipliini on? No mina ei usu, et nad on väga erinevad, et kui tegemist on siiski inimestega, kes teavad, mis on andmetüüp ja mis on register ja need baitid, bitid, siis juba see mõttekäik on õiges suunas. Mis on väga mugav tänapäeval, midagi sellest, mida varem ei olnud. Eksisteerib palju avatud lähtekoodiga neid framework'e, kus saab midagi katsetada, kus saab oma disaini teha. Need on open source EDA tools, electronic design automation, need tool'id. Ja kui üldiselt ka tänapäeval, aga eriti mõned aastad tagasi, kui keegi tahtis või mingi kas eraisik või firma tahtis osta endale litsentsi, tahtis katsetada niisuguse tool'i, siis see oli peaaegu võimatu, sest ühe litsentsi hind võiks olla mitu miljonit aastas, mida sa pead maksma. Ja sul peavad olema väga niisugused tõsine soov selles valdkonnas. Niisama ei proovi, et katsetame natuke. Aga mis toimub tänapäeval, et mitte ainult entusiastid, aga suured ettevõtted ja liidud arendavad süsteeme, mis on täiesti tasuta ja kas arvatud avatud lähtekoodiga, sa tead, kuidas see töötab, sa saad seda usaldada ja nad on juba nii heal tasemel, et nendega saab päris disainida kiipe, mis töötavad, kus vigu ei ole, et need disainivood on üsna robustsed. Et näiteks sel suvel me katsetasime neid tule ka, et minu üks doktorant disainis ühe kiipi ainult niisuguste tulidega, need avatud lähtekoodiga tulidega ja me esitasime disaini vabrikusse ja nüüd ootame, kuni see valmis kiip tuleb meile. Siis
teine trend, mis on väga oluline neile, kes mõtlevad sellest, et äkki ma saaksin ka midagi proovida sellest valdkonnas. Et riistvara arhitektuurid, näiteks protsessorite arhitektuurid ja disainid. Nad ka muutuvad sinna poole, et neid on rohkem ja rohkem saadaval avatud lähtekoodiga. Et näiteks, ma ei tea, äkki te olete kuulnud nendest RISC-V protsessoritest. Et kui varem need kõige võimsamad ja niisugused tööstusele valmis protsessorid olid pigem Inteli poolt, Armi poolt ja niisuguse suurte firmade poolt ja selleks, et seda sarnase arhitektuuri disainida nullist ja valideerida ja teha seda niisama võimsaks, see oli tõesti võimatu väiksel ettevõttel ja eraisikul. Siis tänapäeval need arhitektuurid on saadaval, sa saad seda võtta, kohandada oma vajaduste jaoks ja siis seda katsetada. Et põhimõtteliselt sa saad võtta mingit niisugust alusdisaini GitHubist, seda kompileerida ja siis nende avatud toolidega. Siin ei maksa mitte midagi ja sul on päris disain, sul on lõppude lõpus layout, mis on valmis selle kiipi valmistamiseks mingis vabrikus. Ja siis kolmas moment, mis samuti väga oluline ja soodustab seda katset, on see, et viimati erinevad kohad, need vabrikud, mis toodavad kiipe, nad hakkasid lubama niisugust võimalust nagu see multi-project wafer. Wafer on niisugune räniplaadike, ränikettas, ma ei tea. Need kuulajad ei näe seda, nad saavad seda kuulata, jah. Et see on see räänitükk, kus on neid kristaalid, neid hiljem saab välja lõigata ja siis pakkida ja meil ongi niisugune must kastike, mis on kiip, nagu me oleme harjunud seda näha. Ja siis, mis toimub, mis võimalus tekkis viimati, et need kristaalid, mis on siin selle ränikettal, nad võivad olla erinevad. Näiteks üks võiks olla disainitud Eriku poolt, teine Priidu poolt, üks minu poolt. Ja siis kõik nad on sama selle räniketta peal. Ja miks see on oluline, sest kui sa tahad niisugust ränikettat teha, seda waferit teha, siis selle tegemise protsess on väga kallis. See maask, mis on oluline selleks, et seda produtseerida, võib maksta, ma ei tea, $1 miljon. Ja siis, kui sul on maastootmine, kui sa tahad väga palju neid kiipe toota, siis lõppude lõpus seda summa sa jagad ja see ei ole nii suur ja oluline. Aga kui sa oled väike ettevõtte, tahad lihtsalt midagi katsetada, 10 kiipe endale teha, siis kindlasti sa ei ole valmis nii suurt summat maksta. Aga kui see summa on jaotud erinevate projektide vahel, siis see saab üsna mõistlikuks. Ja tänapäeval, mida me teeme siin laboris, me teeme kiipe ja me maksame tihti nende tootmise eest, ma ei tea, mingi 50,000 ja sa saad juba mitu eksemplari selleks, et nendega mängida, et need summad said üsna mõistlikuks. Suhteliselt mõistlikuks, siis ütleme nii, et võib-olla päris nagu hobikasutusse veel ei sobi, jah? Jah, võib-olla päris sinna veel ei lähe. Aga räägi sellest, kui palju selle sama asja jaoks näiteks AI-d ennast ära kasutada saab. Et küsid ChatGPT käest, et disaini mulle nagu kiip, mis teeb seda asja. Ei tule sealt mingit faili välja, et mis juba teeb seda või et tahaks nagu serva AI-st nagu vigu välja saada. Innovatsiooni jaoks ChatGPT ei ole üldse eriti hea, aga et ikkagi, et mille jaoks täna sellises uurimistöös kasutatakse AI-d?
kasutatakse ja kindlasti kui tudeng või mingi hobi insener küsib ChatGPT käest, et genereeri mulle seda koodi, seda mudelit, mis on siis sünteesitav, siis ta saab midagi kätte. Et ja isegi need professionaalsed firmad, mis tegelevad disainiga, nad kindlasti seda väga palju rakendavad ja meie selle idee Electronic Design Automation tarkvaras erinevad meetodid mis põhinevad AI-l, on sisse ehitatud. Mida me peame meeles hoidma, mis on väga oluline, see põhimõtteline erinevus tarkvarast, miks me peame olema väga ettevaatlikud, et kui sa teed tarkvarad ja seal on mingi viga, kas selle tarkvara arendaja poolt sina tekkinud või ChatGPT oli süüdi, et see viga jäi sinna. Ja siis mõne aja pärast sina avastad seda ja sul on siiski mõned viisid, kuidas seda paremaks teha, et sa teed update'i, midagi parandad. Kui sul on kiib ja mingi viga on seal sees, no mida sa teed sellega? Et kindlasti sa saad mingit patchi tarkvara tasemel rakendada selleks, et seda maskeerida, aga see ei ole alati võimalik, see võiks olla kallis ja väga ebaefektiivne. Et kuna need transistorid, mis on kiivi sees tänapäeval, nad on, ma ei tea, saavad olla mingi 5, 4, 2 nanomeetrit, et no kindlasti seal midagi joota ja parandada ei ole kuidagi võimalik. Et selles mõttes vastutus on palju suurem ja kui me rakendame erinevaid tehisaaru põhinevaid meetodeid disainivoos, siis siiski võib-olla mitte nii aktiivselt, kui tänapäeval seda tehakse tarkvaramaailmas. Ja ma vist olen seda lugu kunagi siin mõnes varasemas episoodis ikka rääkinud, kunagi sattusin vestlema kellegagi, kes arendas ja disainis siis pikamaa no ma ei saa wifi selle kohta öelda ja no ikkagi pikamaa siis juhtmeta internetiühenduse seadmeid, millega siis sisuliselt laseriga lastakse nagu kuskil Alaskal nagu üle tühja välja nagu mingisugune 30 kilomeetrit nagu mingi kiir on ja teiselt poolt siis võetakse vastu hästi kiire, eeldab, et sul on tühi väli ja enam-vähem ilus ilm. Aga muidu nagu mingit kaablit vedama ei pea. Ja siis ma uurisin, et kuidas testid üldse sellist asja, et kas on nagu, et kuidas automaat testid nagu selliseid asju. Et ei olegi midagi, et toodad ära ja siis paned mingid kontaktid mõõdad üle ja siis on nagu on. Et kui ei tööta, eks siis muudad oma tootmist, muudad oma disaini. Aga sellist nagu automaattestimist tema nagu väga ei näinud. Ja ma olen seda veel kuulnud. Ja see on nagu minu jaoks üllatav, ma saan aru, et kiibidisainis ikkagi sellist tarkvaralist automaattestimist, nii-öelda selle disaini testimist on natuke rohkem, et sa saad nagu mingid protsessid sealt nagu läbi testida, enda simuleerida siis nii-öelda vähemalt läbi. Jah. Kas on kindlasti nii, et kui sul on see kiibi kirjeldus või see nii-öelda disain olemas, siis sa saad tegelikult seda ju tarkvara emuleerida. See kindlasti on nagu kordades aeglasem, aga saad selle ju öelda, et emuleeri seda kiipi, annad signaal ette ja saad testida, et tuleb õige vastus ju. Lihtsalt see käib oluliselt aeglasemalt. Jälle panen professor mütsi ja siis eraldan erinevaid mõisteid. Kui meil on tegemist tarkvaraga, siis me lihtsalt testime tarkvara, sest mis seal saab olla, seal on kuskil disaini viiga, mingi bug, me katsime seda avastada ja parandada. Kui tegemist on kiibiga, siis esiteks meil on selle kiibi mudel. Ja seal, kui seal on mingi disaini viiga, kui seal on see bug olemas, siis selle testimine on suht sarnane sellega, mis toimub tarkvaras. Ja meie valdkonnas me ei nimeta seda testimiseks, me nimetame seda verifitseerimiseks.
et me saame küll seda simuleerida, et me teame, mis on need õiged vastused teatud sisendite puhul ja mis on omadused, need property'd, assertion'id, millised me peame kontrollima ja siis me simuleerime ja vaatame, mis toimub. Saame seda teha ka formaalselt, jälle formaalne verifitseerimine, et tõestame erinevat pidi, et jah, et iga sisendi puhul see käitub nii, nagu ta peab käituma. Siis edasi, kui me teeme esimese versiooni meie kiibist, me teeme prototüüpi, siis me saame seda kiipi valideerida. Et jälle tegemist ei ole veel testimisega, meil ole verifitseerimine, nüüd on meil valideerimine. Ja valideerimise eesmärk on vaadata, kas need samad disainivead, bugid, nad kuidagi, nad siiski jäid avastamata, aga nüüd, sest võib-olla modelleerimine, simuleerimine ei olnud nii täpne. Aga nüüd, kui meil on füüsiline kiib, siis me avastame, et jah, see on seal olemas ja saame seda parandada enne, kui me toodame seda lõppversiooni. Aga nüüd, isegi kui meil see mudel on täiesti korrektne, seal vigu üldse ei ole, siis mina mainisin, et kiipide tootmise käigus erinevad defektid võivad juhtuda. Ja eriti, mis toimub tänapäeval, kuna need tehnoloogiad on nii pisikesed, nii penikesed, et jälle tegemist on transistoritega, mis on ainult paar nanomeetrit kuidagi suured, et seal on lisaks niisugune asi nagu process variation. Kui sa toodad kaks kiipi, siis seal see transistor on natuke väiksem või selle külg on natuke kõveram või mis iganes. Ja selle omadused on ka natuke erinevad ja mõnikord see natuke on siiski liiga ja siis sellest variationist tekib päris defekt. Ja siis, kui meil on väga korrektne mudel ja me toodame näiteks 1 miljon kiipe, siis me peame siiski neid testima. Seekord tegemist on juba testimisega, kus me tahame avastada, et igas eksemplaris, kas seal on defektid või ei ole. Selles mõttes meie maailmas, ristvara maailmas, seal on 3 erinevat mõistet, verifitseerimine, valideerimine ja testimine, mis kõik panustavad sellesse, et kiipide kvaliteet oleks tasemel. Kui heal tasemel kogu see Eesti kiibiarendus võrreldes ülejäänud maailmaga on, et ma toon siin nagu näite lugu, mida ma kuulsin, siis ütleme meditsiin, farmatseutika, et on täitsa olemas juba maailmas suured robolaborid, mis 24/7 lihtsalt nagu tuimalt mingeid eksperimente nagu läbi teevad selleks, et avastada midagi, et nagu juhuslikult avastada midagi. Aga lihtsalt sinna valatakse nii palju raha peale, et see automaatika saab teha neid eksperimente juba siis ise. Ja miks ma ütlen juhuslikult avastada, sellepärast, et võib-olla inimestel on mingisugune ettekujutus, et ma ei tea, kuskil nagu siin selliseid teste tehes me võime midagi avastada, aga kellelgi ei ole nagu hüpoteesi, mida siis testida, vaid pigem on 100 000 hüpoteesi justkui, mida inimesed ei suudaks kunagi ise ära testida. Et mulle tundub, et kiibiarenduses võiks ju samamoodi lasta nagu AI peale itereerima, lasta paneb neid disaine kokku nagu teab kui palju ja siis üritab nagu simuleerimisega nagu erinevaid asju testida ja piisavalt raha, piisavalt aega ja siis ühel hetkel võib õnnestuda niimoodi, et sealt tuleb välja mingisugune disain, mille peale inimesed mitte kunagi ei mõtleks, ei suudaks ettegi kujutada, aga mis on oluliselt efektiivsem või veakindlam kui kõik teised täna. Et ma saan aru, Eesti on pigem nagu selle traditsioonilise teaduse rada läinud, kus inimesed üritavad selle maailmaga tegeleda ja siis inkrementaalselt paremate lahenduste poole minna, sellist toore jõuga lähenemist päris ei ole. Aga kas teised teevad näiteks sellist toore jõuga lähenemist, tead sa midagi sellist? Kui sa mainisid see, kui on piisavalt aega ja ressursse, et see oli nali, et kes need olid, et kes saavad need
mingit raamatut kirjutada, et no kui sul on lõpmatu aega, siis midagi saab juhuslikult tekkida. Ei, ma arvan, et Eesti on väike, meid on nii vähe, inimesed on väga tublid ja targad, aga kuna meid on nii vähe, siis ainukene viis, kuidas me saaksime konkurentsivõimelised olla, on ainult teha asju targalt. Ja ma ei usu, et juhuslikult või me saame loota, et AI teeb seda, sest jälle, kui mingi AI saaks midagi pakkuda, see tähendab seda, et kellelgi teisel on samasugune AI olemas, aga võib-olla tal on rohkem ressursse selleks, et rohkem GPU-sid osta ja siis see AI oleks võimsam, siis me peame võitlema, ma ei tea, selle sama OpenAI-ga, Google'iga või kellegiga, kellel on peaaegu piiramatud ressursid ja need väga suured serverite farmid, kus nad saavad seda sama korrata. Et mina usun, et Eestis meil peab olema teine tee sinna poole ja õnneks, mida me teeme näiteks, me kasutame väga palju võimalusi, mis toodavad koostööprojektid. Et kui sa oled heal tasemel ja sul õnnestub niisuguse projekti käivitada, rahastust saada Euroopa poolt, siis sul on võimalus koopereeruda nende väga tugevate ülikoolidega Euroopas, tugevate firmadega Euroopas ja teha väga tasemel researchi ja tõesti midagi väga kasulikku leiutada, koos teha, mida saab rakendada. Et jah, mina usun, et meie viis, kuidas siin saaks töötada, on olnud koostöös teiste Euroopa partneritega. No nii, aitäh sulle, Maksim, selle vestluse eest. Väga põnev oli kuulata, kuidas see maailm töötab. Meie arendajatest kuulajatele soovitame siis seda redundancy't sisse ehitada erinevates kihtides ja vähemalt mõelda selle peale, et mis siis saab, kui see üks bit flipib, kuhu sa selle enda muutuja salvestasid, kui sa liiga palju üle optimeerid nagu oma elu. Et meil on ka siin varem olnud külas igasugu embedded tarkvara arendajaid ja väikeste seadmete loojaid. Et ka seal on see ilmselgelt väga oluline teema, eriti kui on plaan võtta need samad seadmed, see tehnoloogia ja kuskile mägedesse turustada seda. Et ma ei arvanud, et see erinevus on nii suur, et kõik saavad aru sellest, et kui ma hakkan enda tehnoloogiat kosmosesse viima, et siis ma pean ikka hoopis teistmoodi seda disainima. Aga et kui selle mõni tarbija lennukisse võtab või siis kuskile Peruu mägedesse viib, et siis juba ka on teatav oluline riskikasv, eks ole. Et siis tasub mõelda selle peale, see on väga huvitav. Aitäh ka Eerik, aitäh meie kuulajatele, jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.